poolest tahan näidata ja siin on seda mitu lehekülge. Ja ma lihtsalt loen. Lambakärndabi, kilpnäärme talitushäired, veresuhkur, kadunud valk ja bakterid uriinist, diabeetiline närvikahjustus, koera tagajalgade halvatus, surevad fotililled, kõhugaasid, kõhuvalu, mädapaise, lõikahaav, rotaviiruseks, see põletusarmideta, nahavähk. No mis toimub? Millest me täna räägime? Me räägime ühest täiesti revolutsioonilisest ainest, et mitte kunagi ei ole tehtud sellist avastust, mis on praegu tehtud meditsiinis. Et üks väikene molekul, väga lihtne molekul, kloriidioon pluss siis 2 hapnikku molekuli koos suudab teha kehas nii palju head, kui ei mitte ükski teine aine, mis on siiamaani tuntud olnud. Et ta toimetab täiesti teistel printsiipidel kui siiamaani siis meditsiin. Ja see aine on olnud meditsiinis kasutusel juba mitukümmend aastat. Ja tegelikult on olnud laialt kasutuses üle 100 aasta ja teda on kasutatud siis toiduainetööstuses ja joogivee puhastajana sellepärast, et mida ta teeb, ta puhastab ära toidu ja vee kõikidest haigustekitajatest, erinevatest patogeenidest, siis, milleks on siis erinevad mikroorganismid, viirused, seened, bakterid ja muud, pluss siis raskemetallidest ja ka teistest olmetoksiinidest. Aga siis on jube tore, siis meil ju toiduained on ju kõik puhtad. Ja vesi ka kaasa arvatud, kui sa ütlesid, et sellega puhastatakse. Arenenud riikides, Eestis üldiselt mitte, aga väikelinnas Raplas, nendel oli probleem, nad ei saanud oma vett või mis iganes siis neid veemahuteid seal puhtaks. Miskisugune bakter möllas, ükski teine asi, mida siis Eestis muidu kasutatakse, ei toiminud ja nüüd nad läksid kloordioksiidi peale üle, et siis Rapla linna elanikud joovad kloordioksiidiga puhastatud. Ühesõnaga, me räägime MMS-ist. Jah, kuidas ma ei taha seda nime välja öelda, sellepärast, et siin kohe käib plahvatus ja inimesed jagunevad 2 leeri ja läheb hirmus lahmimine lahti, et mis on täiesti arulage, sellepärast, et mina olen alati seda meelt, et proovige järgi, süvenege teemasse. Tänapäeval on meil härra Google on ju, okei, sealt ei tule ka puhast tõde alati, aga sealt leiab väga palju materjali. Kuulake, lugege, vaadake ja tehke omad otsused ja järeldused ise. Et tegelikult vastu on ainult need inimesed, kes sellest ei tea, ainult need inimesed, kes on kogu oma informatsiooni siis saanud läbi peavoolumeedia Eestis. See on ainus põhjus. Kui nad teaksid, kui peavoolumeedia ei oleks rääkinud 5 aastat meile valesid selle kohta, siis kõik inimesed praegu kasutaksid seda, oleksid vaimustuses ja ammu ei oleks pidanud, hästi palju inimesi oleks elus siia praeguseks hetkeks, kes on ära surnud, haiguste kätte, mida on väga lihtne tervendada selle ühe väikse molekuliga ja et tegelikult lihtsalt juhtus see, et 5 aastat toimus meedia ajupesumasin ülitõhusalt. Siin taga olid, eks ju, professionaalsed suhtekorraldusfirmad, kes seda siis organiseerisid. Ja inimestele lihtsalt tekitati hirm ja istutati siis, programmeeriti, ütleme siis ära. Aga keegi pidi ju seal taga olema, kes neid nööre siis tõmbas. Jaa, aga see inimene ei ole ka ennast üldsegi ju kuidagi varjanud, et Merlis Nõgene, kellele kuulub siis suhtekorraldusfirma Callisto Group, väga uhkelt ju kiitles sellega, kuidas tema töö on viinud selleni, et paari nädalaga siis peale esimest MMS-i rünnakut Tuuli Jõesaare poolt, eks ju, oli paari nädala jooksul vist ta ütles, et 400 erinevat meediakajastust. Ta oli ise hästi uhke selle üle. Et siin taga loomulikult, ma arvan, see oleks naiivne mõelda, et ta tegi seda lihtsalt oma entusiasmist ja oma vabast ajast ja oma rahadega seda kampaaniat korraldas, seda oleks natuke naiivne mõelda, et nüüd võivad inimesed ise edasi mõelda, et kes siis selle taga on, et tegelikult ainsad, keda kogu maailm võidaks sellest informatsioonist. Globaalsel tasandil, üksikinimuse tasandil ja ka tegelikult meditsiin võidaks, ütleme see arstide tasand, aga kes kaotab, on ravimitööstus ja ravimi maaletoojad, ravimite müüjad, kes tahavad teile müüa kalleid, ebatõhusaid, toksilisi ravimeid, mis ainult peidavad sümptomeid, mis ei kõrvalda siis haigust ära, sest tegelikult iga aasta kogu aeg maksate neile juurde. Ja nüüd, kui tuleb midagi niivõrd tõhusat, mis võtab selle juurpõhjuse eest ära,
millest me kohe hakkame rääkima, mis siis see põhjus on, siis loomulikult nemad kaotaks oma businessi lihtsalt ära. Aga mis huvi Merlis Nõgesel sellega siis võiks küll olla? No tema kliendid on näiteks Ütle välja. Ütlen välja, tegelikult meie Gigant, kellele kuulub ka minu teada suurem osa Eesti meediast. Et sama inimene, et kujuta ette, sul on sinu äri läheks põhja, samad Eesti meediat, sa saad valetada põhimõtteliselt omale kuuluvuse lehest nii palju, kui sul lusti on, sest sa tead, et tegelikult sa oled karistamatu ja ka ajakirjanikud on karistamatud. Nad saavad valetada nii palju, kui nad tahavad, sest mitte midagi sellest ei juhtu. No ma arvan, ajakirjanikud tegelikult on juba südamega asja juures, tahavad nii-öelda tõtt teada. Nii ja naa. Nad on ka ära ostetavad, aga ütleme niimoodi, et ikkagi ajakirjanik, ütleme tõeline ajakirjanik, ta on alati erapooletu, ta võtab ühe poole seisukohad ja teise poole seisukohad, on ju, ja ta jääb ise seal emotsioonivabaks, neutraalseks, eks ole, ta laseb kõigil osapooltel siis rääkida. Et kuidas nüüd antud hetkel on juhtunud ikkagi niimoodi, et üks pool saab hästi palju rääkida ja nüüd näiteks me teeme praegu seda saadet, ma olen seda saadet kunagi alustasin Telegramiga, tegime ka MMS-ist, siis ma sain ikkagi natukene ülevalt poolt sakutada, et aga kuulake, miks? Lihtsalt sellepärast, et mitte rohkema pärast, et me kajastasime, aga sellepärast, et ikkagi iga kord sellel teemal rääkides jääb justkui kõlama mõte, et kui ma tarbin nüüd MMS-i, siis mu vähk näiteks, mis meil on õudne haigus, eks ole, et siis see kaob nagu imeväel, et inimesed ei saaks valesti aru, see ei ravi vähki. Et alustame võib-olla tõesti siit juurtasandilt, et kas inimesed ei saa tõesti siis aru sellest, et kui mul ei ole antud hetkel mingit kasvajat või vähki või mingit ekseemi, siis see tähendab seda, et ma võiksin hakata tarbima seda asja enne, kui see nii-öelda mingi raske haigus mulle küüned taha paneb. Mõlemal juhul, aga kas lähme korraks ja lõpetame selle ajakirjanduse teema? Ja lõpeta jah, see ära. Ja siis lähme MMS-i juurde ja räägime, miks ta siis tervendab ja nii edasi, et suur teema, et siin ongi, ta on hästi selline kompleksne teema, palju seda rääkida. Ma alati muretsen, et aega on hästi vähe, kas kõike jõuab öelda. Et tegelikult meil ei olnud uurivat ajakirjandust üldse MMS-i puhul, kloordioksiidi puhul, mitte üldse. Et oleks uurivad ajakirjanikud 2 hiirekliki kaugusel informatsioon, mille mina välja uurisin. Mina olen teinud praeguseks ära ajakirjanike töö. Et ma ütlen, et ta on nii teaduslikult põhjendatud, uuritud, siin on 100 teadusuuringut taga. Ja kui üle 100 aasta on seda kasutatud ja joogiveest, siis peab olema asi niivõrd läbi uuritud, et ta peab olema täiesti ohutu. Aga mida on meie ajakirjanikud rääkinud? Nad korrutasid esimest Tuuli Jõesaare kirjutatud artiklit, kirjutasid ümber lihtsalt. Korduvalt mürk, lapsed, WC-poti puhastaja, kloor, nad rääkisid valest ainest. Nad ei saanud üldse aru, millest nad rääkisid. Meil ei olnud uurivat ajakirjandust. Ainus ajakirjanik, kes kirjutas tõtt selle kohta, oli Tarmo Vahter, kellel tuli siis selline väikene nupp, oli, et kloordioksiid, politsei uurimine lõpetati, kloordioksiid ei ole kahjustanud ühtegi last, pole olnud ühtegi ohvrit, ühtegi kannatanud. Mis juhtus peale seda? Nüüd mõtleks, okei, see info tuli välja, olgu, enne ajakirjanikud ei teanud, ei süvenenud. Tegid lohakalt oma tööd, olid ebaprofessionaalsed, mis iganes ära ostetud, ma ei tea, tahtsid omale hästi palju klikke saada, tahtsid skandaali kirjutada. Läksid hirmukampaaniaga kaasa, mis iganes kellegi põhjus oli. Mina seda ei tea, eks kõik need ma arvan, mis ma välja tõin. Aga peale seda, kui tuli välja, politsei uurimine ütleb, pole ühtegi kannatanud. Ma ütleks nüüd, äkki nüüd siis peatus, nüüd ajakirjaniku mõtavad, oot, me oleme siiamaani kirjutanud sellest ohvritest, mürgitamistest, et kus me nagu puusse panime, et hakkame nüüd uurima siis. Ei olnud seda. Nad jätkasid valetamist. Mürk, WC-poti puhastaja, toksiinid ja nii edasi. See on ulme, aga nüüd minul on see, et tegelikult ma täitsa lihtsalt korraks peatun ühele artiklil, et mul on kuidagi veel isegi aru saada, ei ole väga, aga ütleme mööndustega, et ajakirjanik ei saanud sellest aru. Pole tema eriala, ta on ka inimene, läks hirmukampaaniaga kaasa, aga selline asi on täiesti lubamatu teadlasele. Ja ma nüüd toon ühe artikli lihtsalt välja, mida siis avaldas teadlane, kelle erialase juhtumisi veel peaks olema. Selle kirjutas Marek Strandberg. Pealkiri on selline, et
klooriga leegitatud teadus. Kloordioksiid ja kloor on väga erinevad keemilised ühendid. Ja mis ta siis siin kirjutab? See on nii kohutav artikle, kui te loete, siis siin see on julm lihtsalt, mis ta kirjutab kloorijoojate liikumisest, ta kirjutab ülimürgistest kogustest, ta kirjutab laste sandistamisest, siis ta ootab, et klooripastoritega toimitaks sama jõuliselt kui riigireeturitega. Minu meelest riigireeturid saavad kõige kõrgema karistus Eesti riigis üldse, 10 aastat vist ongi. Ta nagu ootas, et minu ja siis teistega, kes seda propageerisid, pandaks siis 10 aastaks vangi. See on tema ootus. Nii. Ja siis ta kirjutab siin, et lastele, et soolapuhujate soovitus on tavarežiimil ära tarbida 10 grammi kloordioksiidi. Lastele on see kogus surmavat doosi ületav. Teadlane kirjutab sellist jama ajalehes. Nüüd ma siis teen väiksed arvutused. 10 grammi on 10 000 milligrammi, aga kloordioksiidi võetakse kui palju? Standarddoos on 2 milligrammi. 2 milligrammi ehk siis lugupeetud teadlane, kes esines meile autoriteedina, ehk siis 500 000%. Nii. Selle artikli võiks panna nüüd küll Teaduste Akadeemia seinale, et kui hiilgav näide kvaliteetteadlasest ja kvaliteetajakirjandusest. See on lihtsalt piinlik, see on hale. See on... Aga samasugune materdamine tegelikult käib välismaal ka, et see ei ole ainult Eesti asi. Minu meelest on, ütleme, minu abikaasa, kes on ameeriklane, tema teab samamoodi, et sa jood kloori ja see on mürk. Ja ta on nagu sellel seisukohal täiesti vankumatult hetkel. Jällegi ta ei ole süvenenud. Et siin nüüd ongi, et siin taga nüüd, et ametkonnad, kes siis annavad meil selliseid, ütleme siis keeldusid ja või kes nagu liigitavad asju mürk või mitte, need on ametkonnad, kes alluvad ei kellelegi muule kui ravimitööstusele. Ja nemad võivadki jälle ajada mis taas jama, aga kui te tahate, ma räägin pärast siis, ma ei tea, kus nüüd pihta hakata, siis räägime ma ei tea, sest mul on 1000 küsimust, aga ma tahan siia vahele ühe repliigi küsida lihtsalt. Et kas sind on ka nüüd, oled sa käinud mingid kohutavad kohtuteed või võidelnud või mis on kõige õudsem asi nüüd? Nüüd me saime teada umbes, et sind võib võrrelda riigireetiga, aga mis on kõige kohutavam asi nagu, mis on sinu vastu tõstatatud nii-öelda süüdistus või mis sinuga on tehtud selle eest, et sa propageerid sellist asja avalikult? Kõik ju teavad, mis meedias toimus. See ütleme, valedel põhineva mis sinuga tehti? Tehti sulle trahvi, pandi sind vangi, lämmatati kuidagi, mis sinuga tehti? Tuletame nüüd meelde, et see on joogivee puhastaja. Sa paned mõeldud ametlikult, paned tilgad vette ja siis sa jood selle ära. See oleks mõeldud. Ja ma millestki muust ei räägigi. Ma sellest räägingi, aga ma räägin ka sellest, kui ta võtta natukene teistest doosides, siis tal on ka ravitoime. Ja nüüd, kui mingi asi siis on, kas ta on siis toksiline või mitte, et ütleme võtame kõik ravimid, kõik on toksilised, kõik on tehtud naftast ja need on mürgid, see on kehale mürk. Ja nüüd kasutatakse neid lihtsalt väga väikestes doosides, sellepärast, et siis ta justkui midagi mõne sümptomiga teeb. Nüüd tegelikult kogu meditsiin on täiesti valedele alustel üldse ehitatud. Nad kunagi ei proovigi kõrvaldada üldse juurpõhjust, nad tegelikult ainult peidavad mingid sümptomid siis ära. Ta on täiesti läbi kukkunud, on krooniliste haiguste osas meie meditsiin praegu. Igal aastal kütame nagu miljoneid, sadu miljoneid ja miljardeid sinna süsteemi juurde, aga krooniliste haiguste osa lihtsalt nagu kasvab kogu aeg, eks ju. Et kloordioksiid toimetab täitsa teisel printsiibil. Ta kõrvaldab ära selle juurpõhjuse ehk haigust tekitajad. Ja ehk siis viirused, seened, bakterid ja nii edasi. Ja siis, kui kehas ei ole neid enam juurpõhjuseid, neid, kes tekitavad haigust, eks ju, põhjust ei ole. Kui põhjust ei ole, siis ei saa olla tagajärge. Tagajärge, et haigust ei saa lihtsalt olla. Ja siin on tegelikult veel muid mehhanisme ka, aga et ma tahaks tagasi tulla, ma kohe keeran ära, see on lai teema, et just selle juurde, mida sa siis enne küsisid, mida minuga on siis tehtud, et mitte midagi, kõik saavad seda vabalt osta, kõik saavad seda vabalt müüa, kõik saavad seda vabalt sellest rääkida, täiesti vabalt. Mina räägingi... Keegi kohtusse ei kaeba sind selle jutu eest? Muidugi mitte. Ma saan ju vabalt rääkida... See on ju põhiline, mis meil tehakse. Kohtusse! Jaa, mina räägin üldse, kui ajakirjandus on lihtsalt siin rääkinud nagu rikki läinud plaat. Lihtsalt on, lausvalesid on siin räägitud, lihtsalt mitte pooltõdesid või natuke kallutanud. Ei, siin on lausvalesid räägitud. Aga mina räägin ainult kõike seda, mis baseerub
teadusel, kõik on tõenduspõhine, me ei räägi absoluutselt mitte millegi muul. Siin on võrratu teadus on siin taga. Teadus on nii selge, nii klaar, täiesti ühene. See on fantastiline lihtsalt. Aga miks see lambakari siis lõpuks sellest aru ei saa, sest sa tõesti propageerid, sa räägid sellest pidevalt, see imbu, vaata isegi meieni oleme küll natuke skeptilised olnud selle suhtes, aga lõpuks see jõuab ka igasugustele inimestele kohal. Miks mitte midagi ei juhtu siis, kui me tõesti oleme nii jõudsed lambad, siis me ei saa nagu aru. Välja, et paljud inimesed ongi olnud väga heausksed ja usuvad seda lihtsalt, mida meedia kirjutab. Aga nendel inimestel ei olegi nagu mingit süüd, aga süü on tegelikult ajakirjanikel, kelle asi oleks saanud välja uurida, mis teema sellega on. Et kui midagi on joogivee puhaste olnud 100 aastat, ta ei saa samal ajal olla ju kohutav mürk. Võimatu, ei ole võimalik, eks ju. Ja nüüd, kui tuleb välja, et kui palju siin on meditsiinilisi patente, ta on registreeritud ravimina. Hakkame siis pihta siin. Mul on nii palju erinevaid teemasid laual. Aga lähme selle kasulikkuse juurde. Pärast teeme enne selle, et MMS-i puhul ongi nagu 2 suurt teemat seotud kloordioksiidi puhul. Üks on see, kas ta on toksiline ja kas ta on kasulik, kas seal mingisugust ravitoimet on. 2 nagu suurt teemat on. Nii. Ja räägime siis selle toksilisuse. Kui FDA siin, eks ju, sa ütles, et sinu mees, eks ju, luges FDA mingit hoiatust, et siis ja jäi seda uskuma, siis tegelikult meie ametlik seisukoht, eks ju, Terviseameti ametlik seisukoht on ka, et hoidke sellest eemale ja ärge üldse puutuge, et see on üks hirmus asi. Aga kui mina saatsin neile järelpärimised, et palun saatke oma uuringud, millel baseerub teie väide, et see on mürk, siis neid ei olnud. Nad saatsid mulle uurimisi, me näitasid, et seal olid uuringud olid toodud. Üks oli 100 000 korda suuremad kogused, teine oli veel suuremad kogused. Et miks te mulle sellest räägite? Klaas vett on meile kasulik, on ju, joon Tallinna lahe ära, ma suren ära, eks ju. Me ei saa niimoodi üldse räägida, oleme nüüd siis täpselt palun. Et kui väike kogus soola, soolaga näiteks lauasoola mõõdetakse, ütleme, et aine toksilisust mõõdetakse sellises vääringus nagu LD50. Ja mis te pakute, mis on lauasoolal? Kui suur kogus lauasool on toksiline? 2 õpilusikümmet äkki. Või vähem. Umbes nii. 50 grammi on toksiline. Et 200 grammina, 100 grammina, mingi veerand klaasitäit on surmavalt mürgine. Sool. See on meil laua peal olemas. Lapsed söövad, vanad, kõik haiged, kõik söövad seda. Mis ma lapsena tegin või ma pean kähku ütlema siia vahele. Ma tahtsin endale palavikku tõsta, et koolis popi visata ja sõin lihtsalt. Ma ka tegin sama asja. Sõin lusikatäite kaupa soola. Mina ka. Lusikate käid vaevalt, siis sa sain nii palju ära süüa. Mina tegin soolavett tegin, mina tegin väga... No ilmselt soolavett tegin vähem veega või mida iganes ja siis sõin hapukurki peale, siis oli kõik nii õudne. Tahtsin palavikku tõsta. Olen elus. Ma tegin trikke teiste ainetega, et maratonis. Nii, aga ma ütlen siis, mida kirjutas avalikult Ravimiameti ohutusjärelevalve büroo juhataja Maia Uiskola kirjutab. Aine väikeses koguses ei ole ohtlik. Mina tahan ütelda, aga Maia, meie ainult üliväikeseid koguseid milligrammides tarbimegi. Ja siin ta ütleb, et aga sellel puuduvad, probleem on selles, et sellel puuduvad uuringud, mis tõestaksid, et midagi ta suudab ravida. Ma pärast toon need uuringud siis kõik välja ja postidel võin ka saata. Ja ta ütlebki, kui keegi soovib väikestes kogustes juua peale määrida, go ahead. Aine väikestes koguses pole ohtlik. Nii, see oli siis ja Ravimiameti ohutusjärelevalve ja Terviseameti müügilubade osakonna juhataja, ka Ravimiameti vabadust Margit Lakso ütleb, et järelpärimisele siis pealtnägija tegi järelpärimised, ütleb sama. Aine väikeses kontsentratsioonis ei ole toksiline. Et nad ütlevad selle kenasti välja, aga mida nad ametlikult räägivad, ma ei tea, mida nad siis ametlikult räägivad. Et siis valetavad ametlikult või? No aga äkki nad tõesti kardavad, et sa kulistad mõlemast pudelist. Aga sellest tulebki rääkida. Kui ravimikarbil on ju ka peale, et võta 3 tabletti, mitte et ära osta poest, ma ei tea, kohvritäis on eile kõike alla. Ja kui see 3 tabletti sind ravim, siis ei jäeta just 3, ütleme seda doosi, et arst ikka ju kirjutab välja ja ütle, et kuule, ma ei saa sulle seda ravimit kirjutada sellepärast, et äkki sa lähed koju ja võta 3 kohvritäit sisse. Et me ju ainult kontsentratsioonist kogustes peamegi rääkima. Aga neid ärritab ikkagi tõenäoliselt see, et inimesed võtavad seda nagu ravimina
ja siis nad väidavad, et see ei ravi. Vot, selle koha peal nad täiega eksivad ja selle koha pealt ma siis jõuamegi sinna, aga oota, lõpetame selle toksilisuse teema ära, et FDA leheküljel on selline informatsioon, et ametlik surmav kogus on siis 298 milligrammi kilogrammi kohta, ehk siis 100 kilogrammine inimene peaks võtma 30 grammi gaasi, et siis ennast tappa, sest see on gaas. Nii, see tähendab umbes 10 liitrit kanget kontsentraate. Seda ei saa juua. Ja mina ütlengi, et kloordioksiid on selles mõttes täiesti geniaalne molekul, et tal on nii-öelda sisse ehitatud kaitsemehhanism nagu peal. Et need kogused, mis ütleme lõpuks võib-olla sind kuidagi kahjustaksid, sa ei saa neid võtta. Nii nagu sa ei saa võtta lauasoola üle sellises koguses, sa sured ära. Keha viskab välja selle. Et sellepärast on absoluutselt geniaalne. Ja nüüd, kui keegi räägib siin, on ju, meil on räägitud, on ju, meie ajakirjandus, et see on õudne söövitaja valgendi, siis see on ainus üks koht, kus nad on niimoodi natukene oli neil õigus. Temaga võib küll valgendada ka, aga tööstuslik valgendai segatakse kokku teistest ainetest, aktiveeritakse kloraadiga ja üldse kasutatakse seal teist meetodit, elektrolüüsi. Siin segatakse kokku nõrga maohappega, et seal tuleb juba hästi suur vahe sisse, et see esimene nii-öelda ongi tööstuslik, on võib-olla toksiline, aga isegi mitte väikestes kogustes, vaid nendes suurtes kogustes. Ja kogused on siis sellised, et tööstuslikku valgendajat kasutatakse 175 grammi liitri kohta. Aga meie võtame jälle milligrammides. Ehk siin on jälle vahed, on 100 000 kordsed vahed. Et sellel kogusel, mida kasutatakse tööstuses valgendajana, pole mitte midagi pistmist sellega, mida meie sisse võtame. Okei. Nii, ja nüüd edasi siis toksilisusest ma räägin veel, et rottidele teadusuuring. Kõik need on PubMedis avaldatud teadusuuringud, mida mina täna räägin. Rottidele anti 400 milligrammi iga päev. Inimese ajaarvestuses siis 4 aastat jutti. Kõik jäid ellu. Nüüd, kui rott on, ütleme, 200 grammi, ütleme, turski isarott on siin võib-olla 300 grammi, eks ju, siis kui see arvestada ümber 60 kilogrammisele inimesele, siis see tähendaks seda, et inimene peaks võtma 120 000 milligrammi, jälle 60 000 korda suuremat doosi, mida me võtame. Ja kõik rotid selle doosi juures jäid ellu. Et see on nii ohutu aine. Aga mina siin ikkagi vaatasin, et ma lugesin neid edulugusid ja inimesed võtavad erinevaid doose ju. Ütleme, standarddoos on, ütleme, see 2-3 tilka. Aga ma ütlengi, see on, ütleme, seda mugav võtta. Standarddoos on lihtsalt sellepärast selliselt tehtud, et teda mugav võtta. Ta on väga-väga vastiku maitsega ja ei ole mõtet esile kutsuda väga kiiret puhastust, sest et MMS, siis kuidas ta siis, mis on tema toimepõhimõte, on see, et ta ei ravi mitte midagi. Ütlen kohe välja, ta ei ravi mitte midagi. Tervisamet võite olla õnnelik, ütlengi välja. Nii. Aga milles on tema tervendav mõju? Seisneb selles, et ta on oksüdant, ehk siis ta ei tapa, ütleme siis need haigustekitajaid kuidagi keemiliselt, vaid ta tapab need elektriliselt, biofüüsikaliselt, kasutades elektrilaengut. Ta läheb ja tõmbab, ta reageerib ainult happelises keskkonnas, ehk happeline ongi siis see keskkond, kus tekivad haigused. Terve keha on kergelt aluseline. Nii. Ja nüüd, kui kloordioksiidi molekul läheb läbi aluselise keha, ta ei reageeri. Ta reageerib ainult seal, kus ta jõuab kokku happelise patogeeniga. Patogeenid on happelised selle tõttu, et nende elutugevus jääka on väga toksiline. Ja kõik toksiinid meie kehas on happelised. Enamus. Nii. Ja nüüd ta loovutab seal kloriidi molekuli, mis oksüdeerib ära, ta tõmbab ära patogeenilt selle nagu elektronkesta. Ta tõmbab ta füüsikaliselt katki lihtsalt. Ja nüüd patogeen lihtsalt laguneb laiali. Sellepärast tema siis, ütleme, tema toimemehhanism on hoopis teistsugune kui kõikidel teistel nii-öelda ravimitel. Ja nüüd siis juhtub see, et kui sa oledki kõrvaldanud need patogeenid, siis keha me oleme loonud olukorra, kus ta saab ennast ise tervendada. Et kehal on see, ütleme, see tarkus ja teadmine, kuidas ennast tervendada kogu aeg olemas. Et ma toon näite, kui, ütleme, eostamise käigus saavad kokku 2 rakku, üks siis emalt ja üks teine isalt, eks ju, ta on nii pisikesed, et sa neid nagu välja silmaga ei näe. Ja need 2 pisikest täpikest saavad kokku. Mis siis juhtub? Ja siis lõpuks juhtub see ime, mis teie olete.
et nad teavad kõike, kuidas ehitada meie silma, mis oskab dekodeerida valguslained ruumiliseks pildiks. Ulme, ükski inimene, seda nagu, me ei oska ühte rakku, inimene ei oska toota ühte rakku. Need 2 rakku said kokku kõige keerulisema keemialabori, mis on meie maks. Nemad oskavad luua pumpamist, vahetpidamata 100 ja rohkem aastat järjest töötab, on ju. Nad oskavad teha lihtsalt kõige geniaalsema, ütleme, bioloogilise mehhanismi oskavad ehitada. Ja loomulikult oskavad nad, kui nad oskavad uusi rakke kogu aeg toota, nad oskavad kõike tervendada. Kui sa lõikad haava, ütleme, näppu, ega arst ei tervenda seda, või kui sa murrad luu, arst ei tervenda, nad ainult puhastavad ja fikseerivad kõik. Tervendamine käib keha enda poolt. Ja MMS-i nii-öelda siis ravitoime või ütleme tervendamist toime või võime seisnebki sellest, et kui me tagame tingimused, võtame ära kõik haigustekitajad eest, patogeenid ja anname toitaine nüüd seda poolt MMS ei tee, see on ka tervenemiseks vajalik, siis ütleme see teine nii-öelda pool, vaja anda siis kõik toitained, eks ju, ja me saaksime uut tervet rakku üles ehitada. Kui me tagame need tingimused, siis keha tervendame ennast ise. Sellepärast ongi MMS on niivõrd loogiline, ta on niivõrd lihtne aru saada, et kuidas see tervenemine siis ikkagi hakkab toimuma, kui me keha ära puhastame. Ja ta teeb veel hästi huvitavat asja. Mitte nüüd üks pool on see, et ta võtab ära haigustekitajad, patogeenid, aga kõik haigused on seotud ka energiapuudusega kehas, et meie rakk ei suuda toota piisavalt energiat, et meid tervendada. Kõik kroonilised haigused on sellega seotud. Ja nüüd, teate, miks meil on hapnikku vaja? Kloordioksiid vabastab rakus hapnikku ja meil on hapnikku vaja ainult ühel põhjusel, et toota energiat, mitte mingil muul põhjusel ei ole vaja. Nii. Ja nüüd kloordioksiidi molekul on nii pisikene, et ta ei ole isegi mitte nanomeetreid, ta on pikomeetreid suur. Et ta on nagu punane verelibla on nagu tema jaoks nagu mingi hiid monstrum, on ju. Ja teine asi on veel huvitav, et tal ei ole vaja punast vereliblet, mida siis ütleme muidu kannab, eks ju, hapnikku kannab siis veri meil edasi. Aga kloordioksiid on täiesti erakordne selles mõttes, et ta liigub kehas ringi ilma transporterita. Ta liigub ise seisvalt, paralleelselt või sõltumata vereringest. Ja see on tema teine, ma praegu räägin siis, miks COVID-i juures on hästi tähtis, ta ravib ka COVID-it. Aga nüüd ta jõuab rakku ja vabastab seal, meie rakus on mitokondrid, mis on need tuumajaama, mis toodavad meile elujõuenergiat, elektrienergiat. See on see energia, mille baasil toimivad kõik biokeemilised mehhanismid meie kehas. Kõik. See sa mõtelda ilma selleta, rakud ei suhtle ilma selleta, ükski ainevahetusprotsess ei toimu ilma selleta. See on nagu tervise A ja O, see energia. Nii, see toodetakse mitokondris, rakkudes need on palju, toodetakse siis millest? Kütusest. Ütleme, et glükoos pääseb rakku, aga glükoos ei põle ilma milleta hapnikuta. Nii, ja nüüd kloordioksiid sisenedes mitokondrisse käivitab meie tuumajaama töö, et ta paneb tootma meid raku energiat. Ta on absoluutselt geniaalne molekul. Ja mis temast endas nüüd mõtled, ta võttis ära haigustekitajad, andis meile elujõu energia, ehk siis selle elektrilaengu, kui suur asi see on, ja nüüd, et aga tavaliselt ravimid on ju toksilised, et mis see jääk siis on? Ja tuleb välja, et kloordioksiidi jääk on ainult kübeke lauasoola, täiesti põhimõtteliselt olematu kogus ja hapnik, mis siis teinekord ühinedes veega, vesinikuga moodustab vee. Et talle on ka negatiivsete kõrvalmõjude asemel on tal hoopiski positiivsed kõrvalkasud. Ta on nii erakordne molekul. See vääriks seda aega, et see selgeks teha endale. Sest sellest hetkest, kui inimesed seda päriselt temast teada saaksid ja kasutama hakkaksid, kogu planeet muutuks nagu paugu pealt lihtsalt õnnelikumaks, paremaks kohas, kus on vähem kannatust. Kuule, aga teeme hakkame kohe paremaks muutma planeedi. Teeme kohe ära selle imesegu või? Teeme kindlasti ja loomulikult, aga ühesõnaga me jõudsime ikkagi siia, et inimesed ei saaks nüüd jällegi valesti aru. Ma nagu siin näen juba punaseid tulesid süttimas, on ju, et ikkagi kui sa oled juba haige, siis ta ei ole ravi. Korrutame selle ikkagi üle. Ütleme nii, et ta ei ole tavamõistes ravim. Me teame, mis ravimid on. Naftal baseeruvad, eks ju, allopaatilised ravimid, naftal baseeruvad toksilised molekulid. Muidugi ta ei ole see. Ta ei ole imeravim, ma tahaks lisada veel selle sinna. Ta ei ole imeravim, ta on üsna imeline aine, sellepärast, et seal taga see biofüüsika on absoluutselt imeline. Ja kuidas ta sünergias kehaga töötab, see on lõpptulemus on magic.
aga räägi see enda lugu ikkagi ära, et kuidas sa ise nagu leidsid, sest et minu meelest see tegelikult on imelugu. Ja neid lugusid, kui inimesed hakkavad seda kasutama ja skeptiliselt või siis mitte, siis tegelikult see on tavaline reaktsioon, et kõik ütlevad, et ma ei uskunud, et midagi sellist saab olla. Ma olen siin 30 aastat olnud see, teine või kolmas haigus ja ma olen kõik ära proovinud. Ma olengi kõik ära proovinud ja ma sain sellega terveks. Et minu lugu oli ka täiesti imeline. Miks ma üldse selle kloordioksiidi juurde jõudsin? Jumal tänatud, et mul selline raske kogemus oli, sellepärast, et oleks ma temani jõudnud läbi lihtsalt näiteks selle, et ma ravisin endal nohu või ravisin mis iganes hamba juure põletiku, siis ma ei oleks sellest hakanud teistele ilmselt rääkima. Ma ei oleks ohverdanud oma elu, pannud pead pakule, hävitanud põhimõtteliselt oma absoluutselt imelise elu, mida ma enne elasin ära, et ma ei oleks seda teinud, ma ei oleks nii suurt ohvrit toonud, aga kuna ma päästin oma lapse elu sellega, siis mul justkui nagu polnudki enam valikut. Et see lugu siis oligi selles, et 9 aastat tagasi, laps on praegu 10-aastane, ta oli 8-kuune, kui ta jäi hästi järsku, ta jäi haigeks, tal tekkisid hingamisraskused, õhtusöögi lauas ta lihtsalt vajus lödid mu kätele ja läks näost siniseks ja helistasin kiirabisse need, et hästi kiirelt tuleb nüüd tegutseda, et see on eluohtlik seisund võib-olla. Ja jõudsime haiglasse temaga ja tehti kõik uuringud ära, hakati siis ravima kui kopsupõletikku, leiti, et hästi suur vari on kopsus. Ja ma teen nüüd hästi pika loo võimalikult lühikeseks, et 5 kuu jooksul me olime haiglas 5 korda, põhimõtteliselt pool aega me elasime seal ja iga järgnevad siis ravikuuri, mis tehti uued analüüsid ja asi oli läinud ainult hullemaks. Et vari kopsus oli ainult laienenud ja lõpuks oli see päädis sellega, et tal kopsuosad sulgusid, ta ei saanud, bronhid olid täitunud paksu limaga ja teda nüüd siis elus hoida. Selleks ta viidi kunstlikusse koomasse, mida tehti 3 korda. Viimane kord see kestis 28 tundi ja mindi siis toruga alla, bronhoskoopia on selle asja nimi ja imeti need tahked limakorgid välja, et avada siis kopsusid, sest et kui kopsud on sulgunud siis ja ei ventileeri, siis ühel hetkel kukub kops lihtsalt kokku ja siis sureb inimene ära. Ja mul oli väga kriitilisi hetki, oli päris mitmeid, kus haiglas öeldi, et meie oleme kõik teinud, me ei saa enam mitte midagi teha, ta ei reageeri millelegi ja nüüd pange siis oma vaim valmis. Et siis kui ma viimane kord, kui ta oligi seal haiglasse voodi külge kinni seotud, torusid täis igasuguseid, ei saanud häält ka teha. Siis ta sai tema silmad lõpuks lahti, ma nägin mingid meeletud, uskumatud kannatuste agooniat pisikese lapse silmades ainult. Siis mulle, okei, nüüd on kõik, meditsiin on kõik ära proovinud, kõik ära korduvalt. Meil oli 5 erinevat arsti, kõik prooviti ära ja mitte midagi ei aidanud, asi läks ainult hullemaks, et meditsiin on proovinud kõik. Nemad on katsetanud ja mitte midagi pole aidanud, et nüüd ongi see minu teha. Ja ma lubasin see hetk, et lapsele ma tean, et imed sünnivad maailmas, et ma otsin üles selle aine, selle vahendi, mis sind aitab. Ja siis ma ööd ja päevad läbi ütlesin, muidugi ma olin ka enne teinud hästi palju. Ma olen ise reikimeister, ma väga mitmes kriisiolukorrast enda reikiga välja tuua ja kasutasin ka homöopaatiat, mis pisut leevendas, aga mitte miski, mis ma kasutasin sellest, lõplikult ei tervendanud teda. Ja siis ma guugeldasin ööd ja päevad läbi ja ma leidsin foorumitest, rääkisid ka alternatiivmeditsiini arstid sellest, et on olemas kloordioksiid ja hästi paljud inimesed, kes üldse mitte midagi ei võida sellest, et nad räägivad oma lugu, jagasid oma tervenemislugusid kloordioksiidiga, kes sai astmast, kes sai artriidist, kes sai kopsupõletikust, kes vähist oli nagu täiesti seinast seina haigused olid. Ja ma tean seda, et tavainimene mõtleks, et see, kes on meditsiinilise paradigmaga harjunud, et igale haigusele meil on siin erinev preparaat, tekib skeptitsism, minul ei tekkinud sellepärast, et ma olen õppinud ajurveedat ja ma tean, et sümptomeid on palju kehas, aga juurpõhjused on selged ja lihtsad ja neid on vähe. Ja ma sain aru, et kehas on toksilisus ja teatud energiat on paigast ära läinud. Liiga palju on, ütleme siis ajurveeda keeles niiskuse energiat ja külma energiat. Ja ma tellisin ära kloordioksiidi, sellepärast, et ma tundsin, et seal taga midagi väga suurt.
aga ma ei julgenud oma lapsele seda kohe andma hakata, sellepärast et selleks ajaks oli mitte ainult see üks haigus, mis tal oli, vaid lõputute antibiootikumide, steroidide kuuriga, tal oli nagu kõik oli, mis kehas sai nässus olla, oli põhimõtteliselt, ta suu oli ville täis, nägu oli kärnast, kubemed, kõik oli põletikuline nahk, on ju. Ükski toit, mitte midagi sees ei püsinud, ainult vedelik tuli tagant välja, on ju, unejärg, kõik otsa. Et siuke luu ja nahk oli põhimõtteliselt mu laps. Ja ma ei julgenud talle andma hakata loomulikult, ja juhtus see, ma ei olnud väga pikka aega, 15 aastat olnud üldse haiganud. Mõtlesin, et nüüd ma olen immuunne, minule haiguse külge ja MMS tuli koju, järgmine hommik ma ärkan üles, ma olen nii haige, et ei jõua põhimõtteliselt püsti tõusta. Ja mõtlen, kuidas ma ei saa endaga hakkama, kuidas ma oma haige lapsega olen, aga ma kuulen, et mees ei ole tööle läinud, palun, et sega mulle tilgad kokku, ma ei tea, kuidas neid võtta. Aga nüüd ongi see tõe hetk siis, segas väiksed kogused, seda teadsin, tuleb alustada alati nagu hästi madalast doosist ja vaikselt tõsta lihtsalt kogu aeg, et see on puhastamine, sa ei tohi korraga krauhti nagu suuri koguseid võtta, sest siis sa saad tugeva puhastusreaktsioonid. Ja 3 tilka võtsin ära vist ja ma ei liialda üldse 40-45 minutit hiljem. Mul ei mitte midagi, ma olin nagu energiapomm ja siis ma mõtlesin, et oot, see on ime, see nii kiirelt ei saa nagu üks käsi toimida, ameti see toimis. Ja siis mul oli nagu totaalne usaldus, usk ja ikka julgenud anda veel lapsele, aga tellisin koju elava verepildi vaatluse, naine tuli suure mikroskoobiga ja ütles mulle kohe, et mina ei usu sellesse, ma olen kuulnud sellest, ma ei usu. Ja ma ütlesin, teeme katsed, võttis mult vere, ma võtsin kloordioksiidi sisse, ka 3 tilka, ma arvan, standarddoosi ja ta võttis uue vereproovi. Ja siis ta vaatas neid ja ta läksid silmad suureks, ütles, et kuule, et see on nagu 2 erineva inimese veri lihtsalt, et üks on siin, kus on paksult täis patogeene, verelibled olid seal igasuguste kujudega, nad olid kokku klombistunud. Nüüd ma tean, miks see nii on. Ja teine on siis, kus kõik verelibled olid nagu lahku löönud endast ja patogeene juba palju vähem. Ja tõest on nii suur vahe, et täiesti, ja ongi haiguse seisund on see, kus sul on väga happeline veri. Ja happeline tähendab seda, et sellele laengut elektroni mõttes, et kui sa kloordioksiid vabastab hapnikku mitokondrist, ta toodab elujõuenergiat, need on elektronid. See on laeng ja kui siis selles haiges veres seda ei ole, siis need verelibled kleepuvad kokku. Ja teine oli siis, kus igal raku ümber oli siis helenduv ilus elujõu väli, energiaväli, elektronide väli ja siis nad lükkuvad teineteist kõrvale. Ja see on siis see terve inimese veri, terve seisundi veri. Ja ta tegi seda niivõrd kiirelt, aga nüüd ma tean, nüüd ma olen hästi palju teadusuuringut läbi töötanud ja ta tegelikult on minutitega või sekunditega isegi vist oli jõu vereringest ja hakkab seal oma tööd tegema, ta toimub tohutult kiire. Ja krooniliste haigustega võib minna siin kellelgi paar nädalat või ka kuu, aga sest siin on väga palju ära taha, kui sa oled siin 20-30 aastat kogunud endale toksiine, maks on umbes, neerud ei tööta, lümfid toksilised kõik, siis tuleb vaikselt alustada ja läheb kaua. Kui mõni ütleb, et jaa, ma siin kuulsin nimelugusid teistelt, eks ju, kes on siin rääkinud uskumatuid lugusid, surmasoost on inimesi välja toodud, siis ütleme, akuutsete asjadega lähebki tihti enamuskordi väga kiirelt, aga kroonilistega see võtab aega. Aga kas need inimesed, kes nüüd ei usu seda juttu, võikski proovida nagu analoogset asja nagu sinulgi, et on nohu või hirmus köha või mis need tavaliselt haigust on, gripp on ju, siis lihtsalt proovida ja vaadata, kui kiiresti see nagu nii-öelda... Mina ütlengi, et mõistlik on proovida sellepärast lihtsalt, et esiteks nohu ei ole enam haigus. Nohu on see, kus ta keha juba väljutab lihtsalt toksiine. See võibki aega võtta. Tatti võib sul nagu joosta veel mingit aega, sest kuskilt otsast peab see toksiini välja tulema, eks ju. Köhaga on sama lugu, aga et sul on palavik maas, sul on enesetunne, sul on energia, selle järgi sa saad teada, kas sul on nagu tegelikult terve või ei ole. Sul on nagu põletikku võtab tu kohe maha. Aga ma räägin oma lapse loo lõpuni, siis ma kohe keeran ära ise. Ja oligi nii, et siis mul enam ei olnud mingit hirmu. Ja ma hakkasin talle andma ja sellel hetkel, kui ma hakkasin talle andma, tal olid uuesti peale viimast bronhoskoopiat, jälle oli kops, oli lima täis ja ta oli kõrvaga kuulda, kõik mulises. Ma öösiti ei maganud, ma ei julgenud magada, ma andsin ta käe peal. Ja ma kartsin, kui ma jään magama, siis ma ärkan üles, mu laps ei ela enam. Ja hakkasin andma talle MMS-i ja lisaks veel ka ajurveeda, et ise segasin kokku vürtsirohu 5 erinevast vürtsist, mis siis kuivatab lima ja tõstab keha kuumust. Nii, ja see siis, kui mul meeles on, kõik on võrdses koguses, pulbri kujul, mustpipar, nelk, kaneel, ingver ja kardemoon.
jahvatasin köögikombainis ära, kohviveskis ja sama kogus orgaanilist pruuni suhkrut. See on vajalik, patogeenid vajavad suhkrut, siis need õgivad selle alla, siis saavad tapetud nii. Ja selle segu segasin kokku ja ma hakkasin siis andma MMS-i oma lapsele ja samal ajal väikse koguse seda vürtsirohtu. Ja 4 päeva hiljem on kopsus täielik vaikus. Mina olen täielikus paanikas, et nii, nüüd hakkab see ring otsas pihta, lima on muutunud tihkeks, jälle on vaja bronhoskoopiat. Jooksen arsti juurde, tehakse uuringud ära, et teie laps on täiesti terve. Mitte midagi, temal viga enam ei ole. Ja see oli asendusarst, vaatab neid pabereid, ütleb, et ma ei saa aru. Kõik, mis me siin 5 kuud tegime, mitte midagi ei toimunud. Ja nüüd, kuidas ta iseenesest lihtsalt on 4 päevaga terveks saanud. Selline lugu. Ja nüüd ma tahangi ütelda kõikidele, et kuulge, mida teil on inimesed karta? Lapsed surevad, eks ju, astma kätte, kopsupõletike kätte, bronhiitide kätte. See on uskumatu lihtsalt. Mida on karta? Nüüd on veepuhastus, tilgad joogivette, proovite väikseid koguseid. Proovime ära. See on revolutsiooniline aine ja selle kohta ei tohi valetada. See on kriminaalne, kui ajakirjanikud ei võta seda aega. Võtke aeg, ma olen kõik läbi töötanud, ma olen info kokku võtsin, need on PubMedist, meditsiini andmebaasist võetud informatsioon, teadusuuringud. Sa ei saa tegelikult ei tohiks ajakirjanike süüdistada, sest et neil võib-olla ei lubatagi kirjutada. Täpselt nii. Ja need, kes on teinud, need on siis olnud pealiskaudsed, et võt see ongi see süsteem lihtsalt ei taha, et inimesed teaksid tõde selliste asjade kohta, mis tegelikult muudaks kogu maailma pilti. Just. Aga võtame nüüd need asjad kätte, mida on tegelikult siis vaja? On vaja 2 sellist väikest? Jaa, neid müüakse väga erinevates pakendites, aga põhimõtteliselt... Kus neid üldse müüakse? Kas neid tohib müüa? Ja tohib küll ametlikult tohib müüda. Need on netipoest pärit ja minul on maailma eri piirkondades. Ma olen proovinud, katsetanud kõik hästi palju erinevaid. Lihtsalt tahtsin teada, et kas seal on mingisugust vahet üldse see, et üldiselt ei ole. Et kui te leiate aine, kus on naatriumkloriit, NaClO, 2 on siin 1 pudeli peal ja teine on HCl, ehk siis tegelikult see on maahape, on need. Aga on ka teiste aktivaatoritega. Mõni on sidrunihappega, mõni on üldse sidrunimahlaga. Aga see HCl on väga heast, et on meie maahape. Ta on hästi palju leebem lihtsalt. Nii. Ja nüüd, kui need 2 ainet siis kokku segada, siis tekib 3. aine. Ja see ongi siis see, millal need tervendavad omadused. Ta on gaas ja see on kloordioksiidigaas. Kui täpsem olla, on see tegelikult kloritigaas, sellepärast, et see on kloordioksiid miinusmärgiga. Ja seal ongi see vahe sees. Et see laeng on see, mis selle kõiki ära teeb. Sest patogeen, ja miks on veel, ma rääkisin, eks, et ta kõrvaldab patogeenid, selles osas üldse mingit vaidlust ei ole. Kõik teavad seda. Selleks ta kasutatud, muide vereülekannetel kasutatakse. Haige inimesele sisse panda veri on puhastatud ära kloordioksiidiga. Aga laeng on hästi oluline sellepärast, et mõni nüüd ütleb, olgu, ma saan sellest osast aru, et ta kõrvaldab ära haigustekitavad, aga meil on ju need head bakterid, eks ju, millest sõltub meie tervis. Kogu meie immuunsüsteem on seotud meie mikroflooraga. Nii. Ja... Et kuidas ta oskab valida, kuidas ta oskab valikut teha? Nüüd, oksüdant on hästi palju teisi ka. On osoon, on hapnik, on vesinik, ülihapendi. Ja kloordioksiid ka olles oksüdant on nüüd nendest erinev, mille pärast ta on selektiivne oksüdant. Et ta oskab valida, mõni ütleb, mis loll jutt see on, mis mõttes saab molekul osata valida, kuidas tark on. Täpselt samamoodi ta on tark kui magnet. Magnet on vastandpool tõmbub, sama laeng tõukub. Sama printsiip biofüüsikalist elektrilist printsiipi, laengu printsiipi kasutab ära kloordioksiid. Kuna tema on miinuslaenguga, patogeenid on plusslaenguga, kõik mis kehas on toksil on plusslaenguga, siis see tõmbab nii. Et kehas ongi tegelikult füüsikud teavad, on kationid ja anioonid ja üks on see, kus sul on plusslaeng ja see on energiaröövel, see on haiguse seis, teine on see, mis loovutab energiat. Füüsikutel peaks olema hästi lihtne aru saada. Ja nüüd siis ka head bakterid, nemad tegelikult on siis selle, nii nagu meie keha rakudki, on siis selle miinuslaenguga, et kloordioksiid neid ei puuduta, ta on mööda. Ja teine asi, mis on oluline, on tema toimetab, tema oksüdatsiooni potentsiaal on 0,9 volti. Nii. Ja meie keha on kohanenud hapnikule. Hapniku oksüdatsiooni potentsiaal on 1,3 volti ehk kõrgem. Nii. Et eks siis tema 0,9 volti ei saa kahjustada meie keharakke, mis taluvad kõrgemat laengut. Aga need halvad tüübid meie kehas,
mikroorganismi patogeensed, nende elutegevus on alla 0,9 voldi ehk nendele patogeenidele tal jagub seda nii-öelda elektrilaengut, aga meie tervetele rakkudele ta ei jagu laengut. Et tal on täiesti... Meil juba läheb lappama. Okei, ma ei taha väga tehniliseks minna, aga lihtsalt kui mõni ütleb, et kuidas siis ta ühte organismi võtab ja teist mitte, et see on oluline ära tuua. Aga ma räägin hästi palju pikemalt ja põhjalikumalt Telegrammi loengus ja ka uue ühiskonna loengus. Ma räägin need asjad nagu lahti selle tehnilise poole. Nii, aga meie... Tee meile toos nüüd. Siin on kuiv klaas. Tehke ise, sest mina oskan teha, et alati võrdses koguses pannakse ühte. Ja see peab olema siis olema kuiv klaas. Alati kuiv ja... Kuiv klaas, täiesti kuiv. Nii, mul on need 2 purgikesi. Kui sa räägid 3 tilgast, kas see tähendab, et mõlemast tuleb panna 3? Jaa. Loogiline, muidu sa paned 2 ja 1. Ei, aga jah, just täpselt. Kas on oluline kummast purgist ma alustan? Ei, üldse ei ole. Teen lahti korgi. Siin nagu väga puusse ei saa panna. Nii. Ja nüüd hakkan võtma siit. Ja nüüd ma ütlen seda, tilguta 3 tilka. 1, 2, 3. Aga kuna need on kontsentraadid ja kontsentraati järge, siis palun jooge, ei tohi juua, eks ju. Kuigi te ei suure ära, kui seda juhtub, aga see on väga ebamugav. Nii. Ja nüüd teisest ka. 2, 3. 4. Ei ole tähtis. Reageerib. Nüüd sa näed. Ei ole tähtis. Ta ikkagi, te hakkate nägema, et ta muutub, ütleme, poole minuti pärast on valmis. Ta läheb kollaseks. Sa pead ikkagi ootama, et ta läheks natuke kollakamaks, jah? Jaa, oota minut. Siis on nagu kindel, et on ära reageerinud. Ja peab vaatama, et tilgad kokku satuvad, eks ju. Kui lai põhjal ja klaas üks on ühest. Ai, märga ei tohi panna. Praegu mitte. Oota ära, kuni ta on ära reageerinud. Nii. Mis ma tahtsin öelda? Kontsentraat pleegitab. Seda ärge siis riietele nagu valaga, eks ju. Ta võtab värvi maha, aga ta ei kahjusta nahka. Ta üldse, sellepärast, et nahka kaitsevad oksidatiivse mõju eest erinevad redutseerijad nagu A, C, B-grupi vitamiinid, tsink, seleen. Meie elav nahk on teistsugune siis kui kangas. Aga miks seda kasutatakse ka tööstuses pleegitada neid, ütleme siis 100 000 kordseid suuremaid doose on see, et ta küll ütleme pigmenti valgendab, aga ta ei kahjusta kude. See on teine põhjus, miks nii-öelda kloori asemel tahetakse seda kasutada pigem. Ma küsin ka pigem seda, et mul on nüüd need purgikesed taoliselt samasugused, nagu kunagi Telegramist toodi ka siia, ma sain need kingituseks ja eile õhtul siis, kui ma olin vaadanud korra see video, võtsin need siis, kas külmkapist tohib need hoida? Ma võtsin külmkapist. Ma teab, kui kaua juba ja võtsin nad sealt välja. Kas nad aeguvad ja kui ma seda lõhna, mina seda lõhna eile ei tundnud näiteks, kui ma need tilgad ära siis ei ole, siis ta ei ole reageerinud mingil põhjusel. Kumba, siis võib-olla on sealt välja lekkinud, ei oska seda öelda. Et selle järgi saabki igaüks katsetada, kas ta, kui ta läheb minuti jooksul ilusaks kollaseks. Ja ta tuleb spetsiifiline lõhn. Siis ta on aktiivne. Basseini lõhn ja siis ma võin need vanad purgid ära visata ühesõnaga, et need ei toimi. Nii, nüüd on see värk siin ära toimetanud ennast. Mis ma nüüd edasi teen? Nüüd sa paned selle vee peale sinna. Palju ma seda vett panen? Ütleme 3 tilgale piisab täitsa siuke pool klaasi vett, aga ikka klaasi vett panna. Mina panen pool klaasi, aga kes tahab lahjendada suuremalt, siis paneb klaasi peale. Nii, panen pool klaasi vett ja nüüd on soome. Ja nüüd võidki ära juua lihtsalt. Kahjuks sulle ma ei saa anda, sa saad pärast teise kuiva klaasi. Või sobi? Mul on väga hästi seda peale. Basseini lõhn tõesti, mitte midagi. No, meil hiljaaegu just mingid tüübid evakueeriti basseinist, et oli kloorileke, et... Kloor on toksiline. Kloor ühinedes siis orgaanilise ainega tekitab kantserogeenseid ehk vähki tekitavad ühendeid, aga kloorit ei tekita, sest kloor tapab kloorimise teel, kloorit tapab oksidatsiooni teel. Seal on hästi suur vahe. Nii, järgmine küsimus. Millal ma tohin seda tarbida? Sa tohid seda kogu aeg tarbida. Ei, no ma mõtlengi, et kas kui ma hommikul ärkan, kas ma siis... Tundsin, kuidas see läks. Jaa, hommikul võib, nii kuidas kellelegi meeldib. Tühja kõhu peale võib, seda ma tahtsin. Võib. Siis ta toimab kiirem, ta läheb kiiremini kohe nagu vereringesse, ütleme, tal on powerit rohkem, aga mõnele ei meeldi võtta, et see on nagu liiga äkiline reaktsioon lihtsalt, et puhastus võib-olla hakkab toimuma liiga kiiresti. Aga ma olen ära söönud oma hommikupudru, on ju seal võib-olla hambaid käinud vahepeal pesemast, siis võin ka võtta. Ja muide hambaid on ülihea sellega pesta, sellepärast, et... Kummaga, sellega? Selle, kui see on... Kukku segad nad. Ja sellepärast, et sellel ajal, kui meil 2015. aastal toimus nõiajaht ja meederünnak, eks ju, siis Rootsis sai toode Solumium, mis on suu loputusvahend,
sai kõige kõrgema innovatsioonipreemia kui kõige parem tervisetoode üleüldse. Nii. Ja siis hästi kihvt on vaadata su ruumil lehe peal, kuidas see professor Nostitsius, keda siis pärjatakse ühe ja teise kolmandal pidevalt auhindadega, eks ju, tuuakse meedias esile, meil siin tümistatakse, et sa oled õhne mürgitaja, Nostitsius tõstetakse esile kui võrratu innovatsiooni avastaja ja siis tema joob eetris lihtsalt kulistab selle klaasi kloordioksiidi kollast vedelikku endale alla. Aga ma võin teha sellest endale hambaloputusvedeliku. Parim asi üldse. Aga siis samamoodi, et ma panen siis 3 tilka ja natuke vett. Pane pool klaasi vett ja siis loksutad selle. Ja siis see on suu loputusvedelikuks ka. Kõik siis need haigusi ja ütleme ka kaaries tekitavad bakterid ta hävitab ära. No kes siis algul ei julge seda sisse neelata või kasutagu siis suuloputusvedeliku? Mina ütlengi niimoodi, et kuna hirmud on suured inimestel kunstlikult tekitatud, loomulikult ei baseeru ühelgi, ütleme, faktil, aga ta on ametlikult ongi mõeldud suuloputajaks ka ja registreeritud tervisetoode. Ta on ravimina toodud turule ja kes veel ei julge kasutada, siis on väga head, on võimalus nahale määrida. Näiteks lastel, minu oma laps, ma sain ka kogeda seda, enne oli lugenud teiste lugusid, et kõrvapõletikud lapsel on meeletult valus, nad kiljuvad nagu nutta, ja minu laps ka ütleb emal, siiamaani ütleb, et mäletab seda ühte korda, et emas oli kõige hullem valu üldse, kes see tööd ärkab üles kiljudes lihtsalt. Selleks ajaks ma juba teadsin, et mul pole mingit probleemi. Segasin MMS-i kokku, Panid jällegi 3 ja 3 tilka või? Panin 3 ja 3 tilka. Ja vett ka panin? Panin natukene vett. Nüüd ma tegin palju nii-öelda kangema lahuse, sest ma määrin naha pealt, eks ju. Ma arvan 3 tilga peale võib-olla panin selline veerand teelusikatäit vett. Ja nüüd ma panin sinna mõned tilgad ka DMS-sood. See on see teine pudel. Ta on hoopis teine aine ja ta on dimetüülsulfoksiid. Ja seda määrisin siit kõrva ümbert lihtsalt. 10 sekundil mitte ei lasknud kõrva kuhugi tilgutatakse. Võib, mõned määrivad ka kõrva, aga mina määrisin siia ümber. Ja nüüd paarkümmend sekundit hiljem, võib-olla isegi natuke vähem, 10 sekki hiljem, vaikuse laps magab norinal. 2 tundi hiljem ärkab uuesti niheledes üles, ei kilju, ma sain aru, et segab. Tegin ühe korra veel niimoodi poolmagavale lapsele, kõik unustatud igaveseks. Nüüd mõelge, kui vanemad teavad, emad teavad, kui see antibiootikuur hakkab lahti minema, ühe asjaga lähevad, lõpuks see hävitab su mikrofloora siin kõik ära, eks ju, sul on lõputud põletikud, kurgupõletikud, kõrvapõletikud, lastele pannakse siin sundid, eks ju, mäda tilguvad välja, oht on kurdiksed ja meil on sellised vahendid olemas. Ilma ühegi ohu kohata. Mis mõttes me ei tea seda? Mis mõttes meie inimesed peavad kannatama, lapsed peavad kannatama? Okei, lähme edasi. Ütleme, et mul on mingisugune punn siia tekkinud või mingi kriimustus või mingisugune ärritus on ju, nagu inimestel ikka kas näole või kuskile käele. Kas ma võin samasuguse asja kokku segada ja seda määrida? Siin ongi natukene tuleb teada, et ütleme, et kriimustusele, haavadele ma kasutaks ainult DMS-sood. Seda ainult. Ja, võib teist ka panna, võib mõlemad kokku segada, umbes sama lahus, mis ma enne mainisin, määrimiseks sobib see ka. Sa võtad seda täiesti paljalt lahjendamata ja nii, kuidas kellegi nahk kannatab, minu nahk kannatab täiesti puhtalt panna, aga teistele ma soovitan alati, kui te ei tunne ainet ja ei tunne, sest kõikide kehad on hästi erinevad. Me oleme erineva happesusega, meil on erineva põletikud siin nii edasi. Et kes ei tunne ainet, alati lahjendage alguses. Alati lahjendage lahjemast kangema poole. Vaikselt õpite tundma seda, siis ei ole teile ohtu. Aga ütle otse nüüd, panen kuskile 3 tilka seda ja siis panen, ma ei tea, palju ma vett panen. No ma räägin sulle. No, mina määrin täiesti suvaliselt niimoodi. Minu nahk kannatab, sinule mõtlen, võta 5 tilka näiteks seda ja pane näiteks 10 tilka vett. Ma usun, et sina saad hakkama. Kui on laps, eriti õranahaga, pange pisut rohkem veel. Aga seda on vene arstid teadsid, vene ajal oli see kõik kenasti olemas või dimetüülsulfoksiid. Loomapidajad tavaliselt ka teavad, et see oli hobusälvis, oli see toimeaine sees. Ja minu imelood on absoluutselt uskumatud seda, et 2 korral on mul selline asi juhtunud. Ma tahaks räägida õudselt MMS-ist, aga... Ja, nüüd ma jõudsime, hüppasime selle. Me oleme nagunii juba saade on lõhki, nii et räägi. Okei, et siis ma teadsin, et on põletuste vastu, et ta tervendab ka raku tasandil. Tal on natuke teine toimemehhanism, ma ei lähe tehniliseks praegu. Ja ma olin külas ja selle veekeedukann, mis seal on 1,5 liitrit on keevat vett sees, ma valasin selle ja sealt tuli kaast pealt maha ja see korraga kõik terve see vesi kukkus minu käe peale. Mina ei tea, mitmend tasme põletuse ma oleksin saanud. Ja ma teadsin, et seal on kohe, nendel on DMS-so seal olemas, ma olin ise selle kinkinud neile ja valasin selle oma käe peale puhtalt otsa ja siit hakkasin valama.
meeletu valu, tahaks nutta, nii suur valu lihtsalt on. Ja mõtlesin, mul on sama valus kodus, kui mul on siin külas. Istusin siis seal pidulikus õhtusöögi lauas, valasin selle väikse keraamilise nõu peale, plastikusse ei tohi valada, see on spets plastik. Ja hakkasin seal kogu aeg lihtsalt niimoodi määrima vaikselt. Minutis võib-olla siin 10 korda alguses. Hiljem natuke harvemalt. Ja tulemus oli selline, et järgmine päev on lõuna ja mulle tuleb meelde, oota, mulle eile mingi megatrauma ja otsin, et kummal käel, ma ei mäleta, kummal käel mul see oli. Ei olnud punetust ka, mitte midagi ei olnud. Siis tuli meelde, selle käega võtsi siit määrisin, tähendab siin. Ja mul on 2 korda nii juhtunud, ema tõmbas rasvase poti endale sülle. Ma jälle ei tea, mis põletused kõik oleks, on ja mitte midagi. Laps tõmbas endale ka peaaegu keeva tee endale sülle. Jälle mitte midagi, otse valasin pudelist peale. See on imeaine. Inimesed, palun, tehke selgeks. Uurige, ärge mingid üldse uskuge. Lihtsalt guugeldage meditsiini andmebaasis. See on ka siis päikese põletuse puhul näiteks. Samamoodi. Siis ma lahjendaksin, kuna see on suur pind, eks ju, kindlasti ma lahjendaksin. Vähemalt ütleme 2 osa vett. Ja see vesi võib olla täiesti tavaline, et see ei pea olema mingi destilleeritud. See võib olla ka kraanist võetud vesi. Tõesti, jaa. Võib olla, jaa. Nii, aga selle MMS-iga on ikkagi see, et siin ka lugesin, et mõnel läheb siin kõht lahti, keegi hakkab oksendama. Nii see ongi, jaa. Et ikkagi on mingisugused niisugused aga pigem küsida niipidi siis, et ma nüüd 1 korra tarbisin praegu ära, mitu korda ma sellist annust päeva jooksul peaksin tarbima, eriti alguses, et mul süda pahaks ei lähe, kõht lahti. See on väga erinev, ma jõuan sinna, tuleta meelde, et ma jõuaks selle kõhu lahtisuseni negatiivsete, ainsate negatiivsete ajutiste kõrvalmõjudeni. Et tegelikult soovitatakse MMS-i tarbida sellised, kui nad on kehas aktiivne ainult 2 tundi. 2 tundi ta annab lahengu ära, temast ei midagi, läheb see lausa hapnik järgi. Nii. Et siis ongi niimoodi, et ja on sa ei saa nagu suuri doose korraga võtta, sest see hakkab nii vastu lihtsalt. Sa võtad, ütleme, 2, mõni hakkab, mida kroonilisem haigus, hullem haigus, seda madalamat hakkab pihta. Mõni hakkab poolest tilgast pihta. Kui sul on parasiid, tavaliselt, kui sa ei talu nagu üldse, siis see näitab, et sul on ilmselt parasiidid. Nii. Siis alustatakse seal poolest tilgast, mõni isegi veerand tilgast ja vaikselt kasvatab. Nii. Sinu puhul ma arvan, et sa võtad selle esimese standarddoosi 3 tilka ära, on ju. Ütleme, siuke standardprotokoll 1000 nimetatakse teda on see, et 8 korda päevas võetakse 3 tilka. 3 tilka, 2 tunni pärast on laheng ära läinud, võtad järgmise 3 tilka. Jälle läheb laheng ära, jälle võtad 3 tilka. Mõtle, sa ei alusta esimesel päeval nii. Võib-olla alustad 1, tõstad 2 peale, siis vaikselt tõstad 3 peale. Et niimoodi sa teedki seda. Aga akuutsete haigustega võib ka võtta suuremaid koguseid, näiteks malaariaga võetakse hästi suured kogused 2-3 kord päevas. Ja 2 päevaga on malaariast 100% inimesed terved. Mis on täiesti ulma. Mis hästi suur kogus on siis? Ma ei tea neid malaaria doose, ma ei mäleta, seal võib-olla 15 või 18 tilka. Mina tegin katse endaga 18 tilka korraga, kui ma pidasin loengu, ma pidin ju teadma, mis siis teeb minuga. Ja see oli väga ebameeldiv, kellelegi ei soovita. Ja peale seda mul ongi nagu vastumeelsus selle suhtes, ma ikka üsna pika hambaga võtan seda. Aga nüüd on ka paremad meetodid selle võtmiseks veel. Nimetatakse CDS-iks. Et kui Google'isse panna, YouTube'i panna how to make CDS, minu veebilehel on see ka olemas, ma näitan selle ära, siis see on hästi palju mõnusam. Ta on veel, nagu ütleme, 10 korda parem. See maitse puudub täiesti, on ainult lõhn. Ja nüüd see on kergelt happeline, aga CDS, see on niimoodi, et see gaas, mis siit hakkab eralduma, püütakse nagu vette kinni ja sinna ei jää seda hapet üldse sisse. Ja temaga on ülihea hambaid pesta, sisse võtta juua, kõike teha, sest seal on ainult lõhn ja ilma maitseta ja ta on pH neutraalne. Täiesti neutraalne. Nii. Ja nüüd siis jõuame selleni, eks ju, et sa ütlesid, et siis see kõhu lahtisus on mõned seal kirjutavad ja iiveldus ja võivadki tekkida isegi pohmeelilaadsed sümptomid, gripilaadsed sümptomid. Ja need on puhastusnäod, kuna ta puhastab patogeenidest. Mis nüüd juhtub, kui ma korraga puhastan hästi suure hulga seeni enda kehas ära, viirusi, baktereid ja nii edasi, raskemetallid lähevad liikvel, eks ju. Et nad kõik siis, kui ma oksendan ja mul on kõht lahti, see näitab seda, et see väljutab mürki siis. Sa väljutad neid laipasid enda kehast, sest keha ei taha, sest kui ta on elav, ta väljutab aegamisi toksiine. Ja kui sa tapavad ära, siis tema laip on su kehas, neid on siis miljardid ja miljardid, siis need on keha, võtab kasutusele siis ütleme kiirendatud väljutusmehhanismid. Ja nüüd mina ütlen, et ärge kunagi minge selle
sellesse kohta, kus sa tapad kiiremini, kui keha suudab väljutada. Ärge minge, nii ei võeta MMS-i. Kui sul ei ole just mingi eluohtlik olukord, et ütleme, et uss nõelas mind siin või midagi muud sellist ohtlikku juhtu, siis ma ütlen, et mis siis, kui te natuke oksendate, pole teema ju, oksendab välja väga hea pärast olla. Aga kui sa nüüd kroonilist asja hakkad tegema, siis ära kunagi see ongi nii, et igal inimesel on oma doos. Kui ma ütlen, et protokoll 1000 oli see ja see, siis tegelikult mina ütlen, et need on nii-öelda ainult suuna näitajad, et igaüks peab oma keha hakkama nüüd ise kuulama ja leidma enda kehale sobiva doosi. Ja need on väga erinevad, väga erinevad. Ühesõnaga, ma torkan siia vahele, sa ütlesid, et ussi hammustus või mürk või nõelamine, kas kui uss mind seal suvel sutsab on ju ja ma hakkan seal paiste minema ja midagi, siis oleks ka soovitatav. Kulistage lihtsalt seda alla nii palju, kuni saate. Ikka seespidiselt, jah? Seespidiselt ja määrige väljast ka. Mõlemad pidi. Okay. Sa lähened lokaalselt, eks ju, ja kindlasti seespidiselt, sest et see mürk ju ilmselt väga kiirelt vereringaga kandub igale poole laiali. Ja teine asi, mis minu puhul kindlasti huvitab, kuidas sobivad need kokku alkohol ja siis asjad? Ei midagi, peab proovima. Mina alkoholi joo, ma ei tea, mul ei ole kogemust, aga siin on nii palju, kui ma olen kuulnud teistelt, et neil tihti tekib pohmelli hommikul. Ja, või kui on pohmell, siis võtab peale, siis saab kiiremini üle, et jällegi aga alkoholiga sama lugu. Ta toodab, ta jätab kehasse toksilisi jääke ja see neutraliseerib kõik toksiinid. Ta lammutab need keerulised toksilised molekulid lihtsateks kehale vahel mõnel juhul kasulikeks molekuliks, mõnel juhul lihtsalt ohututeks. Okei, et ka alkoholi joomine ei ole selle vastu näidustatud. Ei, ma isegi ei tea, et ükski ravim oleks välja arvatud, ütleme ühe puhul tasub olla ettevaatlikum verevedeldatega. Mõlemad siis. Aga muul juhul teaduskirjandusest nii palju, kui mina olen lugenud, pole ühtegi vastunäidustust. Verevedeldajatega sellepärast, et ta muudab omakorda veel vedelamaks. Tema muudab, MMS-i ma ei tea, aga võib-olla muudab. Issagi, ma pean üks teema täiesti aretamata. Nüüd teeme nagu meie vana saate, meil oli vanasti 1,5 tundi saada. COVID, issa, ma unustasin ära. Jaa, see on kõige ägedam asi üldse. Et see on ju, mina teadsin, et ta põhimõtteliselt tapab kõiki viirusi, baktereid, seeni. Aga on hästi tore teada, et on ka nüüd teadusuuringud, et tapab ka COVID-19. No ma näen, kuidas jälle kõigil punased tulukesed jälle vilguvad. Palun, elage üle, vahutage välja ja siis tehke väike paus ja tutvuge teaduskirjandusega. Et kogu Ladina-Ameerika maad, seal on arstide ühendus, AMM-i, vist oli selle nimi, ja sinna on koondunud üle 4000 arsti. Ja siis need üle 4000 arsti kõik kasutavad kloordioksiidi oma patsientide ravis praegu. Ecuadoris, Boliivias, erinevates riikides, ma ei mäleta, kui palju neid riike seal oli, Ladina-Ameerika riigid. Nii. Ja nüüd Boliivias sai kloordioksiid siis ka ametlikult loa. See läbis kõik siis, mis iganes need instantsid on, kuni siis Riigikoguni välja ja ametlikult anti luba siis kasutada seda COVID-i ravis. Ja riik toodab, jagab tasuta laiali seda ja see on 100% tõhus COVID-i vastu. Et tehti siin kliinilised uuringud. Mul on siin üks teadusuuring PubMedis. Good news, coronavirus destroyed by chlorine dioxide. Ja see on siis PubMedis ütlebki siis, et juba väike kogus hävitab 2,19 milligrammi liitri kohta see ongi 3 tilka põhimõtteliselt, eks ju, liitri peale, hävitab koroonaviiruse jäätmeveest 100%. See on tükk aega teada. Nii, üliäge. Aga mis me siis möllame üldse mingit... Täpselt, ongi. Otsime mingisuguse... Ei olegi midagi otsida, see on olemas. Keerulistele probleemidele tihti on väga-väga lihtsad vastused olemas ja need ongi olemas. Ja siin on üks ka siis seesama MEEMi arstide assotsiatsioon tegi siis eksperimentaal kliinilise uurimuse, kus oli siis 104 COVID-i patsienti. Nii. Ja need olid korralike sümptomitega, siin on kõik siis sümptomid üles loetud siin, et hingamisraskused ja palavikud ja nii edasi, oksendamised ja kõhulahtised, mis siin kõik. Ja siis on 4 päeva hiljem on sümptomid kahanenud siin 98% või 99%, mõni 100% põhimõte ja kõik on muidugi elus. Et isegi need, keda on intubeeritud, saad aru, see koht, kus nagu enam tagasi ei tule tavaliselt inimene, on elus kloordioksiidiga. Miks see on... Kuidas ta toimib, ongi see, et see, mis ma enne ka mainisin, et tal ei ole vaja transporteriks verd.
muidu on veri, hemoglobiin, eks ju, punased verelibled kannavad siis hapnikumolekuli. Nii, kui minu kopsu olukord on vilets, mul on, ütleme, nagu minu lapsel olid ummistunud, alveoolid olid ummistunud, bronhid olid ummistunud, need ei saanud anda, kops ei saanud anda verele edasi hapnikumolekuli. Veri oli korras, aga hapnikku polnud midagi anda. Nii, et hakkas ära lämbuma. Nüüd on teine, verega, COVID ongi minu arusaamist mööda seotud rohkem on nagu vereprobleem. Ja kui veri on, ütleme siin, klombistub kokku ja ei kanna hapnikku mingitel, mis iganes siis muudel mis põhjustel, siis kloordioksiidis üldse ei huvita, mis on kopsu olukord või mis on vere olukord. Ta läheb iseseisvalt sõltumata kõigest. Ta on nii pisike molek, ta läheb kõikjale. Ta läheb läbi meie kõikidest membraanidest. Näiteks, miks ta artriiti ravib. Siin puudub vereringe on ju, vereringega ei saaks nagu midagi juurde viia, aga ta läheb läbi kõikidest membraanidest, aju-verebarjäärist, kõõlustesse, kus probleem on. Surnud hammas, puudub vereringlus on ju, närviring pole, tema läheb sisse, võtab ära põletiku. Nii, ja nüüd kujutage ette, et kloordioksiid, probleem oli hapnik ei jõudnud rakku. Meil oli hapnikku ainult vaja selleks, et mitu korda saada elu ja energiat. Kopsu olukord vilets, vere olukord vilets, kloordioksiid üldse ei huvita. Tema jõuab sinna, kuhu tema peab jõudma, vabastab seal hapnikku ja inimene on probleemist vaba. Ja samal ajal tee peal kõrvaldab COVID-i siis selle viiruse. See on nagu ulme. Mis mõttes ei tea? On ju, arstid, tuhanded arstid seda maailmas kasutavad seda. Ja osades riikides, lükkame siia alla ära, eks ju, sellepärast, et ravimitööstus meil muidu jääb ilma, mida tehakse, mida tahetakse teha praegu ju. Tegelikult, ma ei taha üldse pikalt rääkida sellest COVID-ist, sellest tsirkusest, mis siin toimub, eks ju. Mida need testid näitavad või mitte, eks ju. See test, millega siis testitakse, selle looja ütleb, et see üldse ei kõlba testimiseks. Sellepärast, et ta tegelikult ei näita mulle, kas keegi on nakatanud või mitte. See selleks. Aga mida tahetakse teha? Pole ju pandeemiat, pole ju olemas, pole. Statistilisest pandeemiat pole, aga hirmutamine käib läbi meedia kogu aeg, eks ju. Ja mis see on siis seal taga, et tegelikult tahetakse müüa ühel hetkel meeletutes kogustes vaktsiini. Ja nüüd, kui tuleb asi ja ütleb, et kulge, aine tuleb, ütleb, et või aine on ära tõestatud, et ta hävitab 100% meil selle viiruse, mida siis kõik õudselt kardavad, eks ju, inimesed on mures, hirmul, vaatad tänavuring, mul on nii kahju nendest inimestest. Ma tahaks teile öelda, mida mina tean, te ei pea üldse kartma. Ja neid hirmutatakse ära kunstlikult valeinformatsiooni, mis siis jagatakse, kõik numbrid kunstlikult tõstetakse ja et kui see vaktsiin tuleb, siis kõik lähevad ja jooksevad, võtavad seda. Ma ei saa ikka aru, miks sul on see kivikestega must kausikene siin kogu aeg seisnud. Mida sa tahad? Mul ei ole siin kivikesed. Ma lihtsalt tegelikult mõtlesin seda, et kui te küsite mu käest selle küsimuse, et mida tihti küsitakse, et kui inimesed seal ära kuulavad, ka arstid, kellega ma olen pikalt rääkinud, ma olen välismaarstidega rääkinud ja nad on vapustatud sellest informatsioonist, kui ma neile esitan. Ma täna ei jõudnud teile teadusuuringuid ette anda, aga kui ma neile annan ja nad töötavad selle läbi, nemad mõistavad seda, ütlevad, et ma olen rabatud sellest. Ja siis on neil üks küsimus, kuna nad on ise arstid sellest süsteemist tulnud ja nad ei saa aru, kuidas tema siis ei teadnud seda. Miks haiglad siis ei kasuta? Ja siis nad ütlevad, et kui see kõik ongi nii, nagu ma siin loen, et on, ma ei saa aru, et ma võtan kohe selle info ja ma jooksen praegu oma ülikooli juurde ja me teeme seal lisatestid ja katsed, kõik on ju tehtud juba, teadus on olemas, pole vaja uurida, aga võib uurida lõputult, on ju. Aga, ja siis ma tegin talle lihtsalt nagu talle, arstil jooksis juhe kokku, ta ei saanud aru. Ja mõtlesin, et äkki see aitab sul aru saada siis, et kui näiteks on ju, et ütleme, et meditsiin, et iga, meil on, must laud on ju, siin on nagu all näidata, aga et meil on Eesti turul on umbes 2800 registreeritud, patenteeritud ravimit. Arst tohib ravida ainult patenteeritud ravimitega. Ta ei tohi ravida millegi muuga. See on üks kummaline olukord praegu selles mõttes, et te näete, et kui tegelikult kohutav see süsteem on, kui arst ravib siin patenteeritud ravimiga, ainus millega ta tohib, ja patsient sureb, siis on kõik tipp-topp korras. Kui tema ravib siin millegiga, mis ei ole patenteeritud ravim ja patsient saab terveks, siis võib selle arst võib lõpetada vanglas. Siuke süsteem on. Nii, et see süsteem ainult kaitseb siis tegelikult ravimitootjaid. Ja nüüd ütleme, et meil on siin on ju Eestis 2800, las olla vahet pole, ravimit. Maailmas on neid mitusada tuhat. Nüüd on hästi suur hulk ravimeid ja iga ravimeid turule tuua kulub 10 aastat ja $100 miljonit. Et tuua üks ravim turule $100 miljonit. Nii. See tuuakse turule
Ja nüüd nad tahavad ju seda kõik raha tagasi saada, ravimifirmad. Lisaks nad tahavad kasumit saada. Nad tahavad müüa seda igal aastal teile uuesti ja uuesti ja uuesti, sest need ravimeid ei võta ära juurpõhjust, nad ainult leevendavad sümptomid, peidavad sümptomid. Seepärast ta käib kogu aeg annab neile selle ühe ravimi eest igal aastal kogu aeg, iga kuu raha juurde. Nii, ja nüüd kujutage ette, et kui ravimifirmad, kes teavad, et on hästi palju patenteeritud, on kloordioksiidi erinevate haiguste jaoks. Ma oleks tahtnud ette lugeda, aga vist pole aega. Ja nüüd siis ravimifirma teab, et see tervendab ja võtab 10 aastat, toob turule, maksab 100 miljonit. Kas ta tuleb ja nüüd ütleb teile, et kuulge, vaadake, see üks teeb ära kõige selle töö. Neid ei ole enam vaja. Neid ei ole vaja, sellepärast, et kloordioksiid, need olid kallid, toksilised ja mitte tõhusad. Nii. Siit me saime iga pealt, lihtsalt miljardid ja miljardid ja miljardid ja miljardid, aga nüüd me ütleme ausalt välja, neid ei ole enam vaja. Nüüd on apteekis on ainult üks pudel. Nii, rohkem vaja pole, apteekis ostate siis seda ühte pudelit. Nüüd nad ei saa isegi seda 100 miljonit, mis nad selle uurimiseks panid 10 aastat tagasi, sellepärast, et kloordioksiid, kui ta ei ole tehtud ravimiks, kui ta on nii-öelda müüakse suuloputajana või veepuhastajana, on turul kogu aeg. Nemad kulutasid raha ja mitte sentigi sellest tagasi ei saa, kui inimesed teaksid nagu tõde selle kohta. Et toimeaine on siin pudel, see on kontsentrant, seda saab ise kokku segada. Sellepärast ükski siis ravimifirma, et tõde ei kuule selles süsteemi kaudu. Tõde saate kuulda ainult teadlased räägivad tõde, teadus on tehtud. Saate sealt kanalist ja siis tegelikult praegu toimub totaalne revolutsioon maailmas. Hästi palju ärganud inimesi, kes kasutab uskumatute tulemustega ja see ongi siuke rohujuures tasandi liikumine, et revolutsiooni. Ja mul on tohutult hea meel, et meie oleme selle rohujuure tasandil kaasatud ja minu jaoks on lihtsalt hämmastav see, et kunagi, nagu ma enne ütlesin, kui me Puudutamint või Telegrami saadetega alustasime mingi 200 saadet tagasi, siis me sellest rääkisime, siis see oli täielik, me olime nagu mõrtsukad, kurjategijad, siis täna ma arvan, et kui see saade nüüd jõuab ja läheneb siin 200-ndale ja me ikka räägime sellest asjast, aga juba palju põhjalikumalt, palju spetsiifilisemalt, see on teaduslikult tõestatud ja inimesed on ka jõudnud seda juba proovida. Ja vaata ise Jaanikat, eks ole, 10 aastat proovinud ja pole ära surnud. Ja näeb võib-olla veel parem välja kui 10 aastat. Ma just tahtsin küsida, et kas see mõjub nii hästi, et see näeb nagu nii fresh välja. See näeb nii hea välja. Ongi. Et see nahk on nii terve, et ma pidin, ausalt, ma niisama ei pane siin. Ma nii mitu korda prille ette vaatasin, see ei saa olla võimalik. Ma vaatan, et inimene nii kuidagi sile ja terve. Tead, kui ma saaksin teile kõik selle hunniku ette, mu kodus on siuke virn, neid teadusuuringud ette lugeda. Siin on uuringud, kuidas ta taastab nahakudesid, kuidas ta taastab tüvirakke, hiinlased võtnud patendi selle peale, kuidas ta taastab meie immuunsüsteemi. Ta põhimõtteliselt tervendab kõike. Miks ta teeb seda kõige juurtasandil? Energia on kõige taga. Sellega on tore lõpetada ja ma arvan, et meid peale seda saadet ära ei lintšita ja siis läheb veel aastake mööda ja me teeme, ja siis olen mina ja on Sirje seda aasta otsa tarbinud ja teeb vaadake. Ja mis ma tahan veel öelda, et kui keegi päriselt tuleb veel selle jutuga, et on toksiline, see on nii naeruväärne lihtsalt, see on nii piinlik on kuulata seda ja siis mina ütlen seda. Väga hea, teeme nii, Eesti rahvas väärib tõde. Teeme nii, mina toon kõik oma teadusuuringud ainult toon lauale. Täiesti avalikult. Ja teie toote enda omad. Ärge tooge mulle seda, et kus te näitate, et tonn oli toksiline kellelegi. Tooge need uuringus, et nendes kogustes on see asi toksiline. Neid ei ole, neid uuringuid pole. Ja kui te tulete oma toksilisuse jutuga, siis tõendage see lihtsalt ära. Paneme kõik lauale, vaatame ja tõde selgub sellest. Teeme avaliku mingi debatti. Et see on see, mida oleks nagu vaja, et inimesed päriselt siis aru saaksid. Et jah. Ootame avalikku debatti. Olge julged. Teie, kes te sellistesse asjadesse ei usu. Aga mina väga tänasin Jaanika ja issand jumal, see oli nii põnev ja me läksime üle aja, aga me oleks võinud veel rääkida, sest küsimusi on kohutavalt palju. Kus inimesed saavad? Siin ma vaatasin, sa saatsid mulle materjalid, ma läksin su lehele. Läksin hilja õhtul, ma olin väga väsinud, aga ma hakkasin vaatama ja ma ei suutnud lõpetada, sellepärast tõesti oli põnev, et sinuga saab siis ühendust või sinu blogi
oli. Las inimesed lähevad sinna, sest et ma olen ammu 9 aastat nii hädas kirjadega, et ma ei jõua neid enam lugedagi, ma ei saa vastata. Et pigem blogisse minna. Pigem minge blogisse, sellepärast, et ma proovisin nii palju infi panna kui võimalik, aga ka selleks pole palju aega olnud. Informatsioone oleks tohutult palju lihtsalt, kui ma suudaks seda kõike teha. Aga et seal blogis on Eesti inimeste edulood, mis on hästi inspireerivad. Mõned on nendest ka videolood tehtud. Need on tõesti, mul tuleb pisar silma, kui ma neid vaatan. Ja siis ma tean, et sellepärast ma teengi. Sellepärast on see kõik minu jaoks väärt olnud. Kõik see materdamine ja see ülekohus. Et see on lihtsalt kõik nii liiguta, mida inimesed on teinud. Neil puudub põhjus valetada. Nad ei võida absoluutselt mitte midagi sellest. Seal on natukene toodud teadust välja, aga esimesena mõtlen, et kõige olulisem on päris lood. Meie väga täname teie minge Jaanika Veski blogisse ja vaadake Puuduta mind saadet jälle järgmisel neljapäeval. Tšau! Aitäh!